Hommikused rahajutud on saade, kus räägime avatult rahaga seotud teemadest. Mina ja Katariina Tint räägin erinevate külalistega sellest, kuidas sissetulekut suurendada, teadlikult kulutada ning targalt ja jätkusuutlikult vara kasvatada. Mõnede külalistega on meil ka kinnine osa, mis avalikku saatesse ei jõua ja kus osalejad saavad külalistele ka küsimusi esitada. Saates laivis osalemiseks registreeri ennast moneysmarterme.eu/hommikused rahajutud. Tulemast meie hommikused rahajutud saatesse. See on siis see saade, kus me keskendume siis teemadele, mis on seotud rahaga. Ja teeme ühe asja selgeks. Raha tegelikult ei ole elu eesmärk. Raha on lihtsalt vahend, mis võimaldab meil enda eluks olulisi asju saada või kuidagi meie soove täite viia. Seega finantsid on olulised ja raha on lihtsalt tulemus meie tegevustest või sellest, mis meil on tegemata jäänud. Ja hommikused rahajutud saates mul on hea meel vestelda silmapaistvat meestega, kes on rahatargad, kes on, mina ütleksin, finantsiliselt edukad ja kes panustavad positiivselt meie maailmasse. Ja täna mul on suur rõõm tegelikult, et meie külas on Kadri Mäsak, kes on esiteks pikaajaline finantskonsultant, ettevõtete finantsnõustamisega on tegelenud, ta on ettevõtja, ta on abikaasa, 2 lapse ema ja nüüd ta on MyFinanceeri tegevjuht ja kaasasutaja. MyFinanceeris teil on minu meelest päris suur tiim juba ja tegelikult tegemist on inimesega, kes on kirglik investeerimishuviline. Ütleks väga soe, väga päikseline ja mul on suur rõõm olla Kadriga sõber ja me saame täna rääkida Kadriga siis raha teemadest või tegelikult nendest põhimõtetest ja tegevustest, mida rahaga Kadri kasutab ja ka investeerimisteemadest. Nii et tere tulemast, Kadri, mul on suur rõõm sind täna meie külas näha. Tere, rõõm on olla kutsutud. Väga tore. Nii, aga alustame tavalisest sellisest küsimusest nagu, kas sa räägid veidikene sellest nagu raha, kuidas sinu nagu see suhe rahaga on alanud või teekond finantsvabadusse või kuidas sa investoriks oled saanud, et mis on need punktid ja sammud, kuidas see teekond sinu jaoks algas? No võib-olla hakkame siis kodust pihta, et mina tulin olen pärit siuksest kodust, kus ütleme, et kõike võimalikku ei olnud võimalik endale soetada, aga mis ma nägin oli see, et mu ema on metsikult töökas, et kui pingutada millegi nimel ja rahaasju juhtida, siis kõik on võimalik, et ma nagu kasvasin üles teadmised, et meil ei ole küll võimalik väga paljusid asju ja väga palju peab mingeid valikuid tegema ja see hetk ma ilmselt nagu ei saanud sellest nagu aru, aga tagantjärgi ma nagu mõtlen, et kuidas me saime üldse kõiki neid asju, mida me saime, et kui ma läksin nagu ühel hetkel ülikooli, siis ma sain nagu aru, et aga teiste vanemad ei teegi niimoodi, et nad tulevad töölt koju, 2 tundi puhkavad ja siis hakkavad järgmist tööd tegema kuni poole ööni ja siis tõusevad hommikul veel ennem seda, kui mina ärkan ja siis hakkavad uuesti tööd tegema, et oli mingi kindel eesmärk ja selle nimel nagu pingutati ja sellist head oskust säästa ja siis neid, ütleme, raha teenida, mõtelda välja nupukaid võimalusi, et kuidas lisa teenida. Et võib-olla selle ma olen nagu kodust kaasa saanud, et ei ole sellist klaaslage ees, et minu jaoks on asjad võimatud. Et see on nagu tagantjärgi, mis ma olen kaasa saanud, mõelnud, et vot see oli nagu väärtus. Aga ei mingist investeerimisest, ei ole ma kodust mitte midagi kaasa saanud. Väga kindla veendumuse sain kodust kaasa, et laen on võõra oma
võttis aastakümneid, et saada sellest asjast mõttest lahti. Ja sellepärast olin alguses hästi riskikartlik investor ka, sellepärast, et see oli nii sügaval see uskumine sees, et et kui sa laenu võtad, et siis nagu võib maailm kokku kukkuda ja siis läksin ülikooli, õppisin küll mitte päris majandust, aga ma võtsin matemaatilise statistika ja finantskindlustus valdkonna kõrvale nii palju majandusaineid, et ma sain nagu kas mingi 40+ ainepunkti, nagu need põhimajandusained. No ja kuna ikkagi tegelikult see finantskindlustusmatemaatika nagu juba magistris oli tegelikult ikkagi väga finantsvaldkonnaga ikkagi seotud, siis sealt tuli sihuke teoreetiline teadmine. Ma ei hakanud mingist hetkest investeerima, et võib-olla minu algus selles mõttes on nagu erinev paljudest, et ma ei oska näpuga näidata, et vot sellest päevast ma hakkasin investeerima. Sellepärast, et mulle lihtsalt tundus nii loomulik, et kui mul raha lihtsalt on kontol, siis see ei ole nagu tark otsus, et ma pean panema selle raha teenima. See hetk kuskil 12 aastat tagasi, sõna investeerimine seostus mul, ma ei tea, Rain Lõhmus ja sellised nagu suured kalad ja mina olin mingi noor tüdrukoine, et ma ei seostanud ennast kuidagi, et nii, et ma nüüd otsime abikaasa esimesed aktsiad, et nii, et ma olen nüüd investor, et minu jaoks oleks see ilmselt nali tundunud sellel hetkel. Ja 12 aastat kuskil tagasi tekkis ka esimene kinnisvarakorter, või ütleme üürikorter, aga tegelikult esimene korter tekkis meil nii, et me saime selle päranduseks, aga me saime selle koos laenuga. Nii et jälle natuke midagi teistsugust ilmselt, kui kujutatakse ette, et keegi sai päranduse, tuli suur rikkus õuele, et mina esimese oma kodulaenu pärisin. Sihuke teistmoodi olukord ja oleks sellel hetkel teinud kõik, et ma ei oleks seda pärinud, et mitte selle pärimise pärast, vaid miks ma seda pärisin, et selline algus ja kuskil võib-olla ma ei tea, 6-5 aastat tagasi, vist 6 aastat tagasi naisinvestorite koosolekul, konverentsil. Ma ei tea, kuidas ma isegi sinna sattusin. Ma tean, et see oli teine konverents. Esimene oli juba ära olnud. Kui ma sinna jõudsin ja siis seal ma kuulsin, et nii, et kõik on investorid ja siis, et kes mida omab. Ja siis ma sain aru, et ma oman ka nagu päris palju juba, aga ma ei olnud nagu selle hetkeni kunagi mõtelnud, et ma olen investor, selle jaoks minu jaoks olid nagu investorid nagu midagi muud. Et tegelikult väike investor võib olla põhimõtteliselt ju esimesest aktsiaostust, et ma olin enda jaoks lihtsalt kujutanud mingit suurt pilti. Aga see, et kõik on võimalik, selle ma sain kodust kaasa, et tuleb lihtsalt panna oma eesmärgid ja siis minema hakata. Ma arvan, et see on tegelikult hästi oluline ja esiteks sa mainisid siis kodust kaasa see nagu töö tegemine, et sisuliselt kui ma isegi sõnastaks seda mitte töö tegemine, vaid see, et sa teed midagi teiste jaoks, teiste heaks on ju ja see on teistele vajalik, siis üldjuhul see saab tasustatud. Kas vanujatel oli nagu eesmärk, sest mina mäletan tegelikult minu lapsepõlvest, ma olen seda rääkinud ka, et ma mäletan ka, et mu ema tuli nagu päris hilis õhtul koju on ju ja ta tegi väga palju tööd. Ja sisuliselt oli ka see, et mina võtsin endaga kaasa, et kui palju tööd teha, siis tegelikult raha on võimalik teenida. Aga on ju see küsimus on see, et miks me seda teeme, et kas me teeme seda puhtalt raha pärast, mis mina ütleks, et raha ei ole eesmärk. Eesmärk on see, et mida sa saad seda rahaga pakkuda, lubada ja ära teha. Ja teine on haridus, on hästi oluline tegelikult see, et ma ütleks, et see, et sa oled õppinud siis statistika, matemaatikat kõlab nagu päris keeruliselt. Mina ei ole, ma tunnistan, ei ole seda õppinud. Ja mina tean investoreid, reaalselt, me nimetame neid investoreid, väikeinvestorid või jaeinvestorid, kes ei ole matemaatikat õppinud ja ka hakkama saavad. Et selles mõttes just hiljuti rääkisin ühe tuttavaga,
kes üllatus, okei, aktsiad nagu temale ei meeldinud ja siis ma avastasin, et 3 kinnisvaraobjekti omab nagu lihtsalt juhuslikult sai teada, et jaa, no mul siin by the way nagu on kinnisvara ka, mida ma üürin välja nagu ja väga tore ja nagu enne seda rääkis mulle investeerimise üldse nagu, mis väärtpaberid, absoluutselt. Selles mõttes, et see sõna investor ja investeerimine, sellega on nagu midagi seotud, on ju, et keegi või inimesed ei pruugi julgeda ennast investorina nimetada, aga samas, kui sa oled ühe ostu teinud ja raha paigutanud kuskile kasvatamise eesmärgil, siis sisuliselt sa oled juba väike investor ja tänapäeval seda alustada, teha on väga kerge. Ja minu küsimus sulle on see, et kuidas sa oled läbi selle teekonna, mis on need põhimõtted või need harjumused, mis aitasid sul mitte võib-olla investeerimiseni jõuda, aga säilitada see olukorda, ehk sisuliselt raha on alati olemas, et ma majandan raha õigesti, sul on arvatavasti säästud olnud, et mis on need kõige paremad põhimõtted, mis on läbi elu sind aidanud? No ma arvan, et ühtepidi see nagu kodus kaasa saadud see, et alati peavad olema mingi mustadeks päevadeks mingid säästud, et see on nagu nii tugevalt sees, et ma arvan, et ma ei oskagi nagu teistmoodi isegi mõelda, et võiks nagu kuidagi teistmoodi olla. Jah, ilmselt see, et mul hakkab ikkagi nagu kehva olla, kui mul on nagu 0 eurot kontol, et kui ma olen näiteks investeerimisega nagu liiale läinud ja hakkab see säästupuhver mitte sinna 3 kuu kõigi kulude kohustuste katteni jõudma, siis mul on juba siuke nagu hakkab mingi mure tekkima kuskile. Küll aga jah, et see säästupuhver on mul siis mitte nii-öelda tegelikult ainult erakontol, et ma kasutan ka ettevõtte kontosid, aga et on olemas selline likviidne võimalus, kus ma alati peaks saama selle 3 kuu kõigi kulude kohustuste katte. Siis teine asi, mis mind on aidanud, on see, et mul on nagu kindlad eesmärgid, et mida ma tahaks saavutada mingiks ajaks. Et võib-olla see on nagu paha ütelda, et mu abikaasa naerab, et meil on siuke, minul eriti seest mingi siuke 5-aastaku plaan. Et kui ma olen 25, siis mul peavad olema need asjad, kui ma olen 30, siis mul peavad olema need asjad, kui ma olen 35, siis mul peavad olema need asjad, kui ma olen 40, siis need asjad. Ja siis, kui need asjad nagu, kui seda nagu siukest sihti ei ole silme ees, siis on mul jälle selline rahutu olla, et üks verstapost on saavutatud, et mis nüüd edasi. Et kui see siht ja see eesmärk on nagu nii kindel, siis tegelikult ei ole nagu raske selle poole liikuda, sest tegelikult iga selle valikuga, kui sa oled nagu teelahkmel, et kas ma võtan seda või seda, sa tead, et üks tee viib sind kiiremini ja lähemale oma eesmärgile ja teine ei vii aina nii kiiresti. Et sisuliselt ma arvan, et need eesmärgid on aidanud saavutada. Et jah, et esialgu oli meil kodu, et need ei ole ainult rahalised eesmärgid, et oleks kodu siis, kui sünnib esimene laps ja siis, et mis võimalused peavad olema ikka, kui teine laps sünnib ja sellised erinevad, mitte ainult rahaga seotud, aga raha mängib rolli nendes kõiges. No just, et selles mõttes tegelikult eesmärgid on kõik seotud kuidagi meie eluga on ju, mida me võib-olla omame või mis meil oleks vaja, et samamoodi ma räägin seda, et kui tegelikult sa elad näiteks ühetoalises korteris 3 lapsega nagu 5-kesi, see vajadus vaata, et sul tekib psühholoogiline vajadus nagu suurema pinne järgi ja paratamatult see vajadus väljendub rahalises numbris. Ja mina pean tunnistama, mul on sinuga üllatuslikult väga palju sarnast, et säästupuhver peab alati olemas olema, et ma mitte kunagi ei saa ma saan nullini investeerida ainult sellepärast, et ma tean, et mul tegelikult pangas nagu tähtajalisel hoiusel see säästupuhver nagu istub, et kui midagi juhtub või mis iganes, siis nagu see finantsiline turvapadi on olemas. Ja ka kõik meie
meie saates osalejatel küsin ka, et kas teil on olemas see puhver, mis võimaldab niimoodi rahulikult põhimõtteliselt teisel kontol või investeerimiskontol viimane raha ära investeerida. Sest ilma säästupuhvrita alustada investeerimisega, ma ei tea, see riskitaluvus peab olema nii suur või see veendumus, et ma alati saan sissetulekut ja kunagi probleemi ei ole, peab olema kuidagi väga-väga suur või pead kellegi peale lootma, on ju. Ja, aga ega see tegelikult see, et inimesed hästi arvavad, et see, et ma saan palka, et see on niivõrd kindel. Aga elu tegelikult on järjest ju näidanud viimastel aastatel, et tuleb mingi suvaline viirus kuskilt ja mingi sektor on täiesti nullis, on ju. See palk ei pruugi üldse nagu nii kindel olla, kui inimesed arvavad, et ta on, et mulle Kristjan Liivamägi ikka ütleb seda, et kui inimesed arvavad, et investeerimine on riskantne, et tegelikult ühest tööandjast sõltuda on ka väga-väga riskantne, on ju. Et mulle see mõte nagu hästi-hästi meeldib, et tegelikult ega see palk ei ole ka nii 100% ja isegi kui sa oled ju ettevõtja, ega sa ei ole ka nii 100%, et nüüd kõik need arved laekuvad, mida sa oled teinud, et igasuguseid asju tuleb ette, on ju, et selles mõttes mulle jah, aga ütleme nii, et mida suuremaks portfell kasvab, sellega on tegelikult kasvanud ka see riskitaluvus ja see tunne sees, et kas ma olen võimeline oma säästupuhvri mingi osa sellest ära investeerima, et see on läinud väiksemaks, aga kui ma selle sammu nagu mingist osa olen napsanud seal, siis pärast on see, et nii, nüüd tuleb midagi teha, mida ma siis nüüd ära müün või et see on ikkagi kuskil sees olemas, et jah, sellest ma ei ole veel õnneks lahti saanud. Ei, selles mõttes mina absoluutselt saan aru, kuidas investeerimise või investeeringute kasv võimaldab sul riskitaluvust suurendada, ongi läbi selle, et tegelikult mis saab investeeringutega juhtuda, kui nad on reaalselt nagu ära hajutatud, ütleme, räägime laiapõhjalistest indeksfondidest või pensionisambastest, on ju. Okei, mina ütleks, see on isiklik minu arvamus, et juhul, kui meil tuleb nagu kõige raskem, mustem kriis, ikkagi mingi 20%, 30%, nagu midagi jääb alles, nagu, et midagi ikkagi nagu jääb alles, on ju, sul nagu säästupuhvrina, isegi kui sul eraldi meelerahufondi ei ole kogutud. Aga samas absoluutselt sinuga nõus ja tegelikult jällegi Kristjan Liivamägist. Ma võin juba saladuskatte avaldada, et ta tuleb järgmine kord meile saate külaliseks ja tegelikult Kristjan Liivamäel vist oli temal see investeerimise püramiid, sisuliselt sa alguses ladustad võib-olla väiksema riskiga neid investeeringuid ja tegelikult kui su investeerimise portfell ja see summa, sisuliselt me räägime summast, mis sa oled kogunenud, võib-olla ta on sul investeeritud osaliselt, on ju. Mida suurem see summa, seda rohkem sa saad hakata mingi väikse protsendiga hakata nagu suurimaid riske võtma ja siis riskantsemaid investeeringuid teha. Aga see kindlasti nagu tuleb ajaga ja absoluutselt nõus sinuga selles osas, et koroonakriis on nagu näidanud jah, et nagu ühest tööandjast sõltumine on ka raske ja riskantne selles mõttes, et aga ütleme niimoodi, kindlasti on mõned üksikud töökohad, mis on niimoodi, ütleme nii olulised, et nad ei tohiks ära kaduda, on ju, aga samuti nagu midagi ei välista, et kui tegelikult mitte sina ei tee otsuseid, on ju, kas ma töötan siin või töötasin, vaid keegi teine teeb otsuseid, et see otsus äkki, mis iganes võib tulla tulevikus. Nii et jah, säästupuhver ja siis saab juba nagu riske hakata võtma, juhul kui sa oled nendeks valmis, on ju. Aga selleks, et säästupuhvrit moodustada, kuidas sa oled läbi nende aastate oma rahaasjadest ülevaate teinud? Et nagu kui oluline see osa on? See osa on ka jälle, et tegelikult kui ma 14 aastat olen olnud finantskonsultant, siis ma ühel hetkel nagu sain aru, et isegi kui ma sellel hetkel konsulteerisin just ettevõtteid, aga ikkagi, et kuidas sa teistele nagu annad nõu rahaasjades, kui su enda rahaasjad on nagu korrast ära, on ju, et siis umbes sama kaua ma olen ka hallanud meie pere ja meie pereettevõtmiste rahaasju, et
kuni täna päevani ma olen teinud ka kõike raamatupidamist ise, et nüüd tahaks vaikselt käest ära anda. Aga mul on jah hästi suur sisemine, ma ei tea, soov, vajadus saada ülevaadet ja tervikülevaadet ja teada nagu iga selle põhjuse hinda, et mis ma olen teinud ja kuidas see on mõjutanud minu siis majanduslikku rikkust. Et sellised võib-olla esimesed mäsakud bilansid on jah sealt kuskilt 14 aasta tagant, et Exceli failid, et meil oligi selline nagu kasumiaruanne ja bilanss, ja hästi ruttu, hästi tähtsaks sai see bilanss, et ma nagu teada saaksin, et palju siis minu see omakapital on, et kui rikas ma siis tegelikult olen, sest et minu jaoks tiirlebki kõik selle numbrit, et ma tegelikult, see osa nagu mõjutab küll see matemaatiline taust mind, et ma olen oma eesmärgid sidunud numbritega, et ma hästi palju kasutan SMART kriteeriumit oma eesmärkide sõnastamisel. Ja et minu jaoks ei ole finantsvabadus lihtsalt mingi selline, ma ei tea, kui ma nüüd tunnen, et mul on mõnus olla, vaid see on nagu hästi numbriline, konkreetne suurus, mis ma enda jaoks olen välja arvutanud, kui palju mul peab olema raha teenivat netovara, mis siis teenib mulle mingi protsent tootlust, et ma suudaks siis nii-öelda higivabadest tuludest katta kõik oma kuised kulud ja kohustused, kogu oma pere omad. Et mina olen nagu sõnastanud enda jaoks selle finantsvabaduse nii, aga miks ma seda teen, on nagu teistpidi, et ma sooviks seda teha, et mitte, et ma viskan nüüd jalad, ma ei tea, taevasse ja seinale, vaid just selleks, et ma saaksin valida neid tegevusi, mis ma tahan teha, selle järgi, mida ma tahan teha, mitte selle tulu nagu suuruse järgi, mis seal summa numbri taga on. Et ma ennem olin ikkagi palju nagu mõjutatud sellest numbrist, et võtsin päris palju töid vastu, mida ma kõike ilmselt väga 100% ei suutnud nautida. Et ma täna saan elada sihukest elu, et ma esiteks vaatan, et mis asi see on, kas ma seda teha tahan ja siis teisena ma vaatan seda numbrit. Ja sa mainisid oma kapitali, ehk sisuliselt oma kapital on sinu varad, miinus sinu kohustused ja tead, meil on hetkel käimas ja varsti lõppemas suurepärane 4-nädalane rahaasjad fookuses väljakutse, kus tegelikult esimene ülesanne ongi see, et pane oma varad kirja. Pane oma kohustused kirja, mis on sinu oma kapital, et paljude jaoks on olnud selline ka momenti andev või pakkuv ülesanne, et vau, nagu tõesti, ma ei ole kunagi seda vaadanud. Oma kapital ongi see, millest meie finantseesmärgid väljenduvad, mida me tegelikult eesmärgistame. Ja sina ütlesid, et sina kasutad SMART eesmärki. Ja finantsvabaduse eesmärk, et mul on nagu 2 küsimust kohe, nagu SMART, nagu just hiljuti keegi küsis, mis asi see SMART on? Mina olen tegelikult ülikoolis Mainoris ka nagu õpetamas, mis on SMART eesmärk, absoluutselt tegemist on väga väärtusliku mudeliga, aga inimese jaoks peab see kuidagi nagu väga selge olema, et mida ja kuidas see finantseesmärgistamine peaks toimuma ja kuidas tegelikult see finantsvabaduse eesmärgistamine peaks toimuma. Et kuidas sina seda nagu teed? Minul ongi ta selle SMART-i nagu võib-olla kõige lihtsamini ära sõnastada on see, et see esiteks, et see asi peab olema saavutatav, et hästi paljudel on see, et ma tahan, ma ei tea, homme olla, ma ei tea, miljardär, või lähitulevikus, et see on hästi kehva eesmärk ja siis nad ei jõuagi oma selle eesmärgi ja nad pettuvad ja kogu see teekond on hästi raske ja tihtipeale kogu see probleem hakkabki sellest pihta, et tegelikult see eesmärk on nagu kehvasti paika pandud, et minu jaoks on hästi tähtis, et see on kirjalikult paika pandud, et ta on saavutatav, et ta on mõõdetav.
et no need on nagu kõige tähtsamad asjad, et me juba päris varakult arvestasime enda jaoks välja kas omakapital või siis nüüd see netovara, on ju tegelikult heal lapsel mitu nime, üks ja sama asi, et meie arvestasime välja selle raha teeniva netovara suuruse. Raha teeniva netovara suurus, mis see, sa mõtled? See on sisuliselt netovara miinus kodu ja autod, ehk siis, et kui palju mul peaks olema seda, jah, aga vaata, seal on ettevõte ka sees. Okei, see on erisus, ettevõte sees. Ja et kui palju mul peaks olema nagu seda vara, mis on võimeline teenima raha. Ehk siis, kui muidu on varal see, et ta peab olema sinu omanduses, et ta peab olema rahaliselt hinnatav, siis nagu raha teenival netovara arvestuses on varal veel see kolmas osa, et ta peab olema ka raha teeniv. Ja kõik need varad ma jätan siis välja, mis ei ole raha teenivad, on ju. Vähemalt niisugust higivaba, et mõned ütlevad mulle, et kui ma sõidan, ma ei tea, oma autoga taksot, on ju, et kas ma panen siis selle auto sinna sisse, et minu jaoks ei ole see higivaba tulu, on ju. Aga ettevõtluse eesmärk on ju ennekõike seda, et ta teenib finantsilises mõttes just nagu oma omanikele rahalist tulu. Omanike rikkust kasvatab nii-öelda, et jah, et kõik investeeringud on seal sees ja kui ma selle numbri olen nagu välja arvestanud, siis ma korrutan selle mingi keskmise oma aasta tootlusega läbi, mis ma olen suutnud saavutada ja siis ma saan nagu selle suuruse, mida suudab minu see raha teeniv netovara mulle aastas nii-öelda toota. Ja siis ma võrdlen seda suurust oma selle suurusega, et palju mul aastas kõigi oma kulude ja kohustuste peale läheb. Ja kui need kaks suurust on võrdsed vähemalt või siis higivaba on suurem, siis ma nagu võin öelda, et jah, ma olen finantsiliselt vaba. Ja, et sisuliselt investeeringutesse tootlus, mis sa saad teenida, on ju tavaliselt rahavooline tootlus või tegelikult variant number 2 on see, et sa hakkad oma nagu paigutatud või ostetud aktsiaid maha müüma, on ju, ja sealt endale saad raha, mida sa saad kasutada. Kas sina oled seda kapitali kasvu ka sinna arvestanud? Et kapitali kasvu, põhimõtteliselt, kui mul aktsia tegelikult, ma ostan aktsiat ehk ettevõtet, mis kasvab, aga näiteks ta dividende ei maksa, aga 2 aasta pärast äkki aktsia maksab 2 korda rohkem. Et kuidas neid arvestada? Ütleme nii, et minu jaoks on hästi oluline veel see asi, et kui ma olen nagu finantsiliselt vaba, siis see on selline vabadus, mis ei hakka minu portfelli ära sööma. Ma tean, et osad on ka niimoodi arvestavad, et arvestavad on oma selle nii-öelda elu pikkuse sinna sisse, et kui ma nüüd hakkan sööma, siis ütleme, et 100-aastaseks ma söön ära või et mina seda ei arvesta, ma tahan, et mu portfell kasvab edasi. Mingis osas hetkel, jah, ma arvestan sinna sisse seda, et meil on jätkuvalt nagu, ütleme, kasvuettevõtte aktsiaid ka, et ma realiseerin mingi osa sellest vajadusel sellest kasumist, aga mitte nii, et portfell hakkab nagu kahanema või ainult püsib ja hoiab oma väärtust. Et tegelikult ma olen oma nii-öelda prognoosises eeldanud mingit suuremat kasvu, rohkem kui see, mis ma olen valmis realiseerima. Okei, no igatahes hästi nagu tegelikult numbriliselt kõlab keeruliselt, aga kuidas nagu lihtsalt seda teha? Siin on tulnud ka küsimus, et kas MyFinancier äpis on võimalik need eesmärke seada, ülevaadet omada ja oma kapitali arvestada? MyFinancieris on netovara analüüs olemas, ehk siis omakapital ja väga-väga soovitan seda kasutada. See on tegelikult olemas ka tasuta versioonis, et mis sinna jooksevad siis automaatselt sisse tulukulu analüüsist on kogu see raha ja deposiitide osa, et kõik ülejäänud varade kohustused saab sinna juurde panna, nende muutused ja siis jookseb nii graafiliselt kui tabeli kujul ka netovara analüüs välja. Nüüd eesmärke
jah, kunagi on vastus, et hetkel veel ei saa. Aga sisuliselt tegelikult asi on hästi lihtne, et see bilanss ongi see, et võtad paberi ja panedki kirja, et mis on number 1, see raha, mis ma oman kontodel, ükskõik, see võib olla samasuguse minu rahakotis olev raha on ju, kuskil matriarsial olev raha, tähtajalised hoiused, arvelduskontodel, investeerimiskontodel olev raha, paned vähemalt kirja. See on see likviidne osa, see tähendab, et ta on kohe nagu olemas raha, mida sa saad kasutada. Number 2 on panna kirja investeeringud. Ja mina ütleks siin, et ärme unusta, et meil on teine sammas, mis on tegelikult sinu isikustatud investeering. 3. sammas, kes on juba alustanud investeerimist, absoluutselt sambaid tuleb kirja panna ja pluss, kui on tõesti juhuslikult on päritud korter, mida tegelikult antakse üürile. Tegemist on investeeringuga. Pane see kirja, mis selle orienteeruv turuväärtus võiks näiteks tänapäeval olla. Ja kui sa oled näiteks soetanud aktsiaid või mingit investeerimist proovinud, siis tuleb see kirja panna. Ja kolmandaks on see, et küsimus on see oma kodu panna või mitte panna, tegemist ei ole investeeringuna, on ju, ta nagu sul rahavoogu ei teeni, aga samas, kui sul on laen, siis mina ütleks, pane ka see vara kirja, et siis sul netovara nagu tuleb positiivne ja saad seda väärtust näha. Ja siis sa ütlesid veel ettevõtte ka, et ettevõtte, kui sa oled ettevõtja, on ju? Jah, sellega on see, et ettevõtte väärtust on väga raske hinnata, enamik inimesi ei oska mitte börsil oleva ettevõtte seda osalust hinnata. Aga kui see ettevõte on, ta bränd on juba nagu midagi väärt ja see ettevõte töötab ilma selle omanikuta, et see ei ole nagu selle ühe inimese teenuse pakkumise ettevõte, siis sisuliselt, kui sa müük selle ettevõtte ära, siis ta ju tegelikult on väärt, mida ta on ju tehtud selleks, et selle omaniku väärtust kasvatada, et tihtipeale ettevõtjad ütlevad, et oi, ma tean oma rahaasjadest hästi palju, et ma tean täpselt, kui palju mul või mis mu ettevõtte bilansis on, aga nad ei oma üldse ülevaade enda isiklikust nagu sellest rikkusest, et siis ma küsin, et aga miks sa tegid selle ettevõtte, miks üldse tegeled ettevõtlusega, et kas ei ole nagu selleks, et kas see on MTÜ või sa nagu tegeled selleks, et oma nagu majanduslikku rikkust kasvatada, siis nad hakkavad mõtlema ja et tegelikult on nii. Mis ma olen soovitanud seda, et kui mitte midagi muud ei oska oma ettevõtte hindamisel, on see, et tegelikult ju ka ettevõttel on bilansis selline number nagu omakapital. Et ka sealt võib siis oma osaluse võtta ja ilmselt on toimiv ettevõte selliselt hindamisel alahinnatud, aga ta ei ole nii alahinnatud kui 0 seal netovara analüüsis. Sisuliselt, kui sul on ettevõte, millest sa ei ole näiteks tulusid veel välja võtnud, et sul tegelikult on raha, mida sa oled ettevõttesse sisse pannud, näiteks eelmine aasta oled kasumit teeninud, kontolt tegelikult raha on olemas, siis tegelikult mingi vara sellel ettevõttel on ja võiks, kui sa oled ettevõtja, seda kirja panna. Mina isiklikult näiteks ennast või minu ettevõtet kirja ei pane ja mina tegelikult, ma olen sinuga nõus selle eesmärgistamise osas, et pean tunnistama, et jah, mul nagu ka on konsultatsiooni ja niimoodi pikaajalise coachingusse tulevad ettevõtjad, kes jällegi, nad on ettevõtte kasvatamisega ja tegemisega on seotud, on ju, aga sellist, kuidas hoolitseda oma isiklikust bilansist, ei ole läbi mõelnud. Ja mina ütlen, mina tegelikult ei küsi, kas sinu eesmärk on raha teenida. Jällegi, mina olen ka hiljuti eile kohtusin ühe inimesega ja ütlesin, et tunnistan, minu eesmärk näiteks ettevõtjana ei ole raha teenimine. Minu eesmärk on esiteks tuua ja tekitada inimestes muutusi ja raha on see kõrvaltegevus, sest mul lihtsalt kahjuks, mul raha on vaja või õnneks või mis iganes, et mul raha on vaja selleks, et ma pean tasuma nende programmide eest, mida ma kasutan, ma pean elektri eest tasuma ja nii edasi. Et see on selline nagu kõrvalmõju, aga see on see, mis mina tegelikult tahan, kuidas maailm meil toimiks, et tegelikult see väärtus on number 1 ja see, et sa tegelikult teed ettevõtted selleks, et endast rikkaks saada, see on number 2. Ja see on tegelikult see paradigma, mis mina näen.
mis maailmas võiks toimuda ja ma nagu ootaks, et see toimuks, et me selle shareholder mudelist ehk kus ettevõte hoolitseb ainult oma omaniku eest, et mina nagu tegutsen selle nimel, et minu aktsionärid saavad rikkaks, et ta hoolitseks selle eest, et kõik osapooled, kes on huvitatud ehk stakeholderid, kohalik kogukond on ju, keskkond tegelikult, et tegelikult mõju minu osapooltele, kes on seotud ettevõttega, et see oleks positiivne. Ja vähemalt mina olen enda mõttes juba hakanud niimoodi mõtlemist muutma, et ei ole nagu shareholder, et ei ole eesmärk ainult kasumit teenida. Eesmärk on tegelikult omada positiivset mõju sellele keskkonnale ja inimestele, sest tegelikult muidu see tegevus ei ole jätkusuutlik, on ju. Et jah, aga ma peaks ütlema, et ma arvan, et me liigumegi selles suunas, et see on nagu selline vaikiv eeldus, et see lihtsalt peabki nii olema, et kui ma mõtlen näiteks, ma ei tea, ettevõtte juhtimisele või ettevõtte toimimisele, siis täna ei piisa ju ettevõtte töötajale ainult sellest, et ta saab palka, et tegelikult kui rääkida värbajatega, siis nad ütlevad, et see palk on selline suht, ma ei tea, mitmes motivaator on ju, millest ei jätku väga pikaks ajaks on ju, et esimene asi, mida inimesed vaatavad, on see, et missugune on töökeskkond on ju, mis on need väärtused, mida seal ettevõttes hinnatakse, kuni selleni välja, et milliste väärtustega on otsene juht. Et tegelikult see järjest nagu läheb sinna, et inimene tahab tegelikult, et need sellised väärtushinnangud oleks paigas nagu. Absoluutselt. Lihtsalt minu ettepanek, et me hakkaks rohkem sellest rääkima, mitte see, et me eeldaks, vaid nii on ja see on normaalsus, sest kui tegelikult ettevõte teeb väärtuslikku asja, mis on vajalik, mis on oluline planeedi jaoks, inimeste jaoks, siis see raha niikuinii tuleb. Pead lihtsalt oskama seda küsima, raha tuleb, aga tegelikult see mõju, mida me omame, mis see ettevõte omab ja mida igaüks meist tegelikult inimesena omab sellele maailmale, teistele inimestele, keskkonnale, see on tegelikult number 1, mina ütleks minu jaoks juba väärtus, mida vaadata, sest see just hindab seda, et kas me elame jätkusuutlikult, teadlikult või mitte. Et jällegi, ma tahan korrata seda mõtet, et raha on vaid vahend, nagu tõesti. Meil on planeedi peal nagu teised väärtused, inimesed, sõpruskond, pere. Meil on väga palju teisi väärtuseid. Lihtsalt meil jällegi väljakutse raames on see teemaks tulnud, et kui sul tegelikult ei ole näiteks tervist, kui sa oledki tööd teinud ja sa ei teinud seda tööd, mis sulle meeldiks teha või kui sa tunned, et sa panustad tõesti millesegi nagu suure väärtuslikku, siis sa kurnad enda organismi ära, sest seal nagu ei ole vaata seda mõtet, et ma ainult raha pärast teen tööd, on ju. Nagu töö raha pärast kurnab, võib lõppeda halvasti. Ja sellest ma tegelikult tahtsin sinuga rääkida juba meie kinnises osas saatest, on ju, mis avalikult ei lähe. Ja hetkel siis aitäh, kes meil tagasi või järel kuulevad seda osa saatest. Ja nüüd meie saade siis hakkab see osa, kus me saame vaadata küsimusi. Saame veel rääkida asjadest, mis jäid rääkimata. Meil aeg on jällegi lennanud, et selles mõttes on nagu uskumatu selle saatega. Alati see probleem, et minu meelest saab nagu tundide kaupa vaata läbi võtta kõik valdkonnad, sest tegelikult igal inimesel on oma nagu põhimõtted või väärtused, mis on nagu tulnud, on ju läbi elu. Me räägime, sissetulekust ei ole jõudnud rääkida. Sissetulekud, raha, mingi põhimõtted, kuidas raha asju hallata, kuidas investeeringuid hallata. Aga räägiks selle investeerimisportfelli peale, portfellist. Et üks küsimus tegelikult, mis mul on tekkinud, on see, et sa mainisid, see laenu kasutamine on tegelikult, laenu kasutamine on riski business, võib öelda, on ju, sest alati, kui sa võtad laenu ja kasutad laenu, siis see on täiendav risk sinu jaoks. Kui palju sa ise praegu kasutad laene ja mis on sinu suhtumine, kuidas seal nagu arvutada või kuidas läbi mõelda seda, kas me peaks näiteks laenu kasutama võimendust või mitte?
täna me kasutame ikkagi kuna hakkame sealt pihta, et kuna päris suur hulk meie portfellist abikaasaga täna seal 40+ kogu portfellist, ma arvan, et me loodame, et ta oleks 50-50 väärtpaberitega, aga ütleme, et väärtpaberid on rallinud viimasel ajal ja ma ei ole oma kinnisvara ümber hinnanud, nii et täna 40+% on kinnisvaras üürikorterite all ja et sealt saada seda, miks ma üldse tegelen üürikorteritega, on see, et sealt saada omakapitali tootlust välja ja sellist omakapitali tootlust on raske saada aga see eeldab seda, et sa kasutad targalt, läbimõeldult, teadlikult võimendust. Ütlen, et tarbimislaenud on kindlasti niisugune asi, mida palun vältige kõik, et need on kurjast. Kui mõelda investeerimislaenu peale, siis eks ta sisuliselt ikkagi taandub sellele, et kas inimene saab selle teadmisega öösel magada, et tal selline laenukoormus on või ei saa. Et ma isegi olen mõnel inimesel soovitanud, et tee endale selline prognoos valmis või mõtle endale selline olukord valmis, et sul on selline laen ja mine siis proovi, et kas sa saad õhtul magada. Et täna on seda laenukoormust omajagu, aga täpselt nii, et ma saan ilusti magada öösel selle teadmisega, aga see on kasvanud ajaga ja see on selline loomulik kasvu nagu areng toimunud, et miks ma alguses olin tegelikult hästi riski nagu altis ja meil oligi võib-olla nagu see dilemma, et mu abikaasa tahtis väärtpaberitesse investeerida ja mina tahtsin kinnisvarasse investeerida, aga mina ei olnud väga valmis laenu võtma. Et see nagu see kasvu mingi etapp tuli läbi nagu selgeks endale teha, aga minul oli see lihtsam nagu sedapidi, et ma tegelikult olin selleks hetkeks juba ikka väga pikki aastaid aidanud ettevõtetele teha finantse, et kuidas nad rohkem saaks laenu, kuidas nad targemalt saaks laenu kasutada, kuidas nad rohkem saaks toetuseid, kuidas paremini oma ettevõtte finantse juhtida. Ja siis ma sain ühel hetkel aru, et tegelikult see, mida ma teen ettevõtete jaoks, ei erine väga palju sellest, mida annab teha enda jaoks investorina. Et tegelikult see on täpselt sama rahaasjade juhtimine, et mitte, et ma lähen ühel hetkel panka ja küsin, et nii, ma nüüd tahaks laenu ja ma ei ole kunagi oma finantse vaadanud, vaid ma ikkagi, ütleme, et esimese ettevõtte näiteks kinnisvara laenu puhul 1-2 aastat ennem seda ma kindlasti väga teadlikult juhtisin oma ettevõtte finantse, et see konkreetne ettevõte, kus ma tahtsin siis esimest üürikorteri laenu saada, et need finantsid vastaks panga ootustele, et sealt ei tekiks nagu tagasilööki, et ma saaksingi selle parema pakkumise ja ma tegingi 2 aastat tööd selle nimel, et ma tõesti mõtlesin, et et seda ja seda suhtarvu vaadatakse, mis oleks need, mis seda riski nagu panga jaoks maandaks, et ma oleksin selline atraktiivne partner selleks hetkeks, kui ma leian selle objekti, et täna ma hästi palju näen seda, et inimesed ka oma kodulaenuga valivad objekti välja ja siis lähevad panka ja siis avastavad, et oi, ma ei saagi, et pank on paha, pank ei paku mulle sellistel tingimustel laenu, nagu ma kuskil Facebooki grupis kuulsin, et võiks nagu pakkuda. Et pank ei paku laenu sellistel tingimustel ilmselt võib-olla ka selliselt, et sellepärast, et need finantsid ei olegi sellised, kellele seda laenu pakkuda, et võib-olla ka sellest, et kui kõik pangad ei paku laenu, siis järelikult tuleb nende finantsidega midagi tegema hakata. Ja sellepärast ma soovitaks kindlasti ennem juba nende finantsidega midagi tegema hakata, mitte siis, kui
ma ei tea, laps on tulemas ja ruttu on kodu vaja, on ju, et siis võib-olla selle 1, 2, 3 nädala, kuu ajaga ei tee enam suurt mitte midagi ära, on ju. Et selles mõttes, kui tegelikult omada mõistlikke finantsharjumusi, on ju, et sa säästad, sa oskad säästa, sa ei kasuta kõrge intressimääraga laene, sul on alati tegelikult rahakontol olemas, et sul ei ole mingid sõltuvusi hasartmängus, mis iganes on ju, mis seda raha kuidagi röövib, järelmakse ei ole, et siis tegelikult pangasimmis eraisik võib olla nagu täiesti hea laenusaaja, aga loomulikult iga pank seda nagu hindab ja ehk sisuliselt sa pead oma bilanssi ehk varade kohustused ja oma tulude ja kulude ehk kasumi aruandest ise vastutama ja vastutust võtma ja üle vaatama. Et jällegi mul on hea meel, et meil väljakutse raames inimesed on hakanud seda tegema ja paljud tegelikult tegid ja kui teie, kes siin praegu meiega on, kui te veel ei tee, väga soovitan, võtke lihtne Excel, pastakas, pliiats, mis iganes teile paremini sobib, hakake tegema. Ja laenude puhul, miks me tegelikult Kadriga arvatavasti laenu teema peale läksime, ongi see, et kui sa investeerid kinnisvarasse, kinnisvaraga on selline, ma ütleks, on üsna nagu levinud, on ju, et investorid kasutavad laenu selleks, et kinnisvara osta. Lihtsalt, et ma ei saa nagu 1 euro eest kinnisvara osta, nagu võib-olla ma saan 1 euro eest aktsiat osta, aga kinnisvara maksab nagu oluliselt rohkem ja seepärast tavaliselt võetakse laenu. Samas, kui me räägime laenu kasutamisest näiteks väärtpaberi ostmisel, see on juba oluliselt riskantsem ja seal, et juhul, kui väärtpaberitulud rangevad, tegelikult, kui ma olen laenu võtnud, ma pean olema suuteline seda raha tegelikult ka tagasi maksma. Eriti kui me räägime keegi siin, ma ei tea, võib-olla krüptovõimendusega või väärtpaberit võimendusega, palun väga vastutustundlikult ehk sisuliselt, kui sa oled võimendust kasutanud, sul see raha peab juba praegu vajadusel olemas olema, et sa saaksid seda makleri kontole vajadusel panna, et juhul, kui tuleb mingi langus, makler absoluutselt võib hakata seda nõudma, sõltub nende nõuetest, on ju, ja sul see raha peab olemas olema, sest muidu lihtsalt müüakse su vara ära. Ja tegelikult ka kinnisvaraga ja üleüldse laenude kasutamisega, jällegi, kui ka kinnisvara puhul, kui peaks tulema nagu langus, on ju, pank tahab, et oleks midagi tagatiseks. Ehk jällegi, kui kinnisvara väärtus peaks langema või äkki maja nagu, ma ei tea, hävib, on ju, siis on jällegi see laenuga probleem. Et laenu kasutamine on alati nagu suurem risk ja seega tuleb seda läbimõeldlikult teha. Saates me ei anna investeerimissoovitusi ega kutsu sind väärtpaberit ostma ega müüma või muid investeerimistehinguid tegema. Küll aga kutsun ma sind üles õppima ja tegema vajalikke samme selleks, et enda rahalist heaolu parandada. Kogu saade teabe on informatiivne ning enne investeerimisotsuste langetamist palun tee omapoolne analüüs.